Et eks see on sümptomaatiline, et öö varjus pannakse meid arutama väga olulisi asju. Ja mulle tundub, et see on nagu loodusseadus. Et mul ei ole paranoiat, aga suruda aega, kui kes juba püüab puhata ja nii edasi. Aga jah, ei kavatse mina ega ei ole plaani ka meil muuta naisi sünnitusmasinateks. Aga see, mis toimub Eestis, on muret tekitav. Mäletate küll ju, eelmisel aastal ületasime olulise tähise esimest korda peale 1919. aastat langes sündide arv alla 10 000. Ja juba sel aastal või järgmisel aastal läheme üle järgmise punase joone alla 9000 lapse. Ja niimoodi edasi minnes, kuhu me teel oleme? On põhiseadus, preambul, kirjas kõik eesti keel ja kultuur ja mõte, aga samas ei taha naised sünnitada, noored ei taha ka peresid luua. Sõjahirm, sõjahüsteeria, ma ütleks. Kohe tuleb sõda, me oleme rinderiik, me ei ole rinderiik. Aga ma olen väga paljudega rääkinud, nooremate inimestega, et ei ole ikka mõtet siin peret luua. Kusagil välismaal, kaugemal on kindlam. Ja ma ei ole kindel, kui paljud on nõus ka rindele minema, kui see hetk saabub. Professor Eamets kirjutas hiljuti tõeliselt hea loo, kus ta rääkis, et milleks me nii palju relvi muretseme ja valmistume sõjaks, kui meil varsti pole kedagi rindele saata ja kellele relvi anda. See on väga tõsine hoiatus ja mõttekoht. Kellele? Jah, kui praegu oli eelmisel aastal 9600, kui ma õigesti mäletan, kui palju sündis, 9690, aga poisse neist 4900. Aga poisid teatavasti ei ole mitte tugevam sugu, vaid on nõrgem sugu. Nad surevad kiiremini, on riskialdid ja kõik muu selline ja on ka põduramad. 40% umbes kõlbab rindele minekuks. Ma tsiteerin nüüd professor Eamets. Ja selle tulemusena, kui meil on vaja 4000 umbes sõdurit, ükskõik mis soost nad on, keda rindele saata, kelle relv kätte anda, siis õige varsti juba, mitte 19 aasta pärast, aga palju varem, ei ole võimalik leida või on maksimaalselt võimalik leida kusagil alla 2000, keda võimalik kellele püss kätte anda. Nii et see peaks muutma või hakkama tekitama mõtteid, et milleks me seda riiki üldse peame siin ja niimoodi tegutseme, kui varsti ei ole nagu seda eesmärki. Muidugi inimesi tuleb siia igalt poolt ja neid, kes pagulasi kõik võimalikke, praegu on need ukrainlased, homme võivad olla kusagil Aafrikast ja igalt poolt, eks ju, ega tühjaks see maa ei jää siin. Ja mida siin teha annab? Tegelikult see peaks olema kõige põhilisem küsimus. Enamik eelnõusid peakski sellega tegelema. Rahvastikuministri koht oli, aga kaotati ära. Rahvastikuprobleemide erikomisjon, ma olin selle viimane esimees. Pole vaja, et küllap sotsiaalminister tegeleb sellega. Tubli kui tegeleb, aga kontsentreerimine või Riigikantselei juurde mingisuguse üksuse loomine, ei ole jõudnud sinna millegi pärast. Ja täna arutasime siin, mida me arutasime. Seda, et tõmmata kokku neid kohti, kuhu lapsi sündi registreerida. Sellega me tegeleme. Tõesti, digiriik ja koondame kokku neid kohti kõikides valdades, ei ole vaja neid. Hoiame natuke kokku midagi. Aga kõige olulisem on see, et kuidas tagada mitte seda, et kulud või hoida kokku mingeid kopikaid, mingeid sente,
vaid tagada, et siin oleks elujõuline ja Eesti rahvas. Soovite te lisaaega? Ja soovis küll mõni minut, jah. 2 minutit lisaks. Jah, et see on nagu kõige põhilisem. Ja siin muidugi ei tohiks olla mingisuguseid punaseid jooni või erinevad lipud lehvivad ja võitlus käib nagu erinevate erakondade vahel. See peaks olema nii-öelda üle erakondade. Ja veel üks oluline moment on see, et hiljuti oli Nõos Tartumaal selline kohutav sündmus, mis tänase päevani erutab mitte ainult mind, aga paljusid teisi ka, et mingisugune noor või mees, elujõus mees, nii nagu Talibani mees, läks enesetapu rünnakule ja võttis täiesti suvalise inimese endaga kaasa. Istus autos ja juhtumisi sel hetkel sattus talle ette. Aga oluline on see, kus sellised inimesed tekivad. Kui iga inimene mitte ainult deklareerida, et on kulda väärt, kui inimene on juba sündinud Eestisse, siis peab tagama, et temast kujuneks ka normaalne, õnnelik, see on võib-olla ideaal, aga normaalne inimene. Aga mitte sellised tarmod, kes hiljuti Eestimaad vapustasid. Kuidas kujunes seesama Tarmo, kes on sümbol juba? See on oluline, sellest peaks rääkima. Kes olid tema vanemad, kes olid tema õpetajad, mitte ainult need, mida siis politseinikud või prokurörid või kohtunikud tegid. See on ülioluline. Igast lapsest, kes on sündinud, et kasvaks ka normaalne inimene. Ja loomulikult on ka siin ka need rahalised toetused, kulutused, tasuta ringid, trennid ja nii edasi, üliolulised, mida saaks teha. Teie aeg. Jah, vastasel juhul ei ole kõigil sellel mitte mingit mõtet. Aitäh.